sa olen terviklik ja mul on küllalt sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena. Su arm on kõik mu jaoks. Ja su arm on kõik mu jaoks. Tere tulemast Kalju koguduse novembrikuu esimesele jumalateenistusele. Sulle on küll minu armust. See tõmbab meid täna Kristuse armu lähedusse. Me oleme kogenud, et me oleme võib-olla vahel justkui ühes tsentrifuugis. Ja tsentrifuugis olles on selline tunne, et mida rohkem oled sa äärepool, seda suurem on jõud, mis sind rebib keskusest eemale. Ja mida lähemal sa oled tsentrifuugis olles keskteljele, seda väiksem on see jõud ja seda turvalisem on. Armsad, hoiame Kristuse ligi. Seal on turvaline, seal saame öelda, tema armust on meile küll. Ja see on täpselt niimoodi kirja pandud ka Kolossa kirja 1. peatükki ja 15. salmist edasi. Kristus on Jumala nähtamatu kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad. Kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos tema kaudu. Tema on koguduse pea, tema on algus esmasündinu surnuist, et tema, Kristus, kõiges saaks esikohale. See viimane on meie koguduse üks tunnuslauseid. Olgu see täna meile elav ja kogetav taas. Ütleme kõigile tere tulemast, nii omadele kui külalistele. Eriti hea meel on täna tervitada Timo sind kogu perega. Tere tulemast Timo, Moonika, Johannes ja teil on teisigi pereliikmeid, vist Hanna, kui ma sealt maski tagant õigesti näen, ei. Mirjam ei tunne maskides kõik ära. Aga Jumal tunneb meid nimepidi, tema teab ja tema on täna siin meie hulgas oma püha vaimu kaudu. Me palume, et täna võiksime kogeda tema erilist puudutust, pühadust ja kui me siit läheme, me läheksime teistsugustena, julgustatuna, armu saanutena. Selleks me tõuseme ja palvetame. Isand, tänu sulle, et sa oled suur ja püha Jumal. Tänu sulle selle eest, et sinu armust on meile küll. Tänu, et sina oled koguduse pea ja me püsime koos ainult tänu sinu armule. Issand, sina oled algus ja sina oled lõpp. Ja me täna palume, et sina oleksid meie elus kõige tähtsamal kohal. Luba, et me võiksime hoida sinna tsentrisse, sinu lähedale. Et kui see maailm on turbulentsis, siis me teame ja kogeme iga hetk seda, et sina oled meiega. Issand, sinuga on turvaline. Õnnista täna meie siin Jumala teenistust ja kõiki neid ka, kes meid vaatavad ja meid jälgivad. Tänu, et sa ulatud meie kõigini. Aamen. Me jääme seisma ja laulame Ma tõusen mäele. Väga tervitada teid. Rõõm on olla teie keskel, pikemad tervitused tulevad pärast, aga siin istudes ma mõtlesin selle järgmise laulu peale ja avastasin, et see laul sündis peaaegu täpselt 20 aastat tagasi. See oli küll augustikuu aasta 2001, kui pastor Mart Metsale ja nüüd ka pastor Veiko Võsu tulid Hiiumaale ja ütlesid, Timo, et kas sul on meile mõnda laulu, meil on tulemas ülistusteenistus. Ja siis ma mäletan, üks nendest 2 laulust oli see, mis mu südamest üles tõusis. Ma tõusen mäele ja see mõte sellest, et Jumala vaim täidab meie maad, nagu vesi katab merepõhja, see on
kandnud mind need 20 aastat. Ja kes ei tea seda laulu, siis see on nagu Eesti rahvalaul. Mina laulan ees, tee järgi, vähemalt salmid. Ma tõusen mäele, et näha su liikumist. Ma tõusen mäele, et kuulda su vaimu häält. Ma tõusen mäele, et olla su lähedal. Ja ma tõusen mäele, et hüüda su poole. Las su vaim täidab selle maa. Las su vaim täidab selle maa. Las sinu au katab meie maa. Las su au katab meie maa. Nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu aume maa. Ma tõusen mäele, et näha sind tulemas. Ma tõusen mäele, et tunda su vaimu tuul. Ma tõusen mäele, et näha su jõgesi. Ma tõusen mäele, et hüüda su poole, et hüüda su poole. Las su vaim täidab, su vaim täidab selle. Las sinu au katab. Su vaim täidab, las su vaim täidab selle maa. Las sinu au katab, sinu au katab. Katab meie maa. Laulame veel, las su vaim täidab. Sinu vaim, las su vaim täidab selle maa. Seda sinu olema auga selles paigas. Las sinu au katab meie maa nagu vesi mere põhja, nagu vesi. Vahel need, kes siia üles tõusevad, nende selline suur väljakutse on tegelikult see, et tähtsaks saaks tema, kellest me räägime ja laulame, mitte see, kes räägib ja laulab. Ja
see laul ei ole tõenäoliselt teile tuttav, aga ma usun, et vähemalt selle esimene osa saab kiiresti teile tuttavaks, kus me püüame oma pilgu keskenduda Jeesusele, kes on ainuke, kes on väärt austust. Jeesus, sulle kuulub minu laul. Jeesus, sulle kuulub minu laul. Oled enne kõike sa ja jääd püsima, kui kõik kord otsa saab. Jeesus, Jeesus, sulle kuulub. Jeesus, sulle kuulub minu laul. Jeesus, sulle kuulub minu laul. Olid enne kõike sa ja jääd püsima, kui kõik kord otsa saab. Jeesus, sulle kuulub. Jeesus, sulle kuulub minu laul. Jeesus, sulle kuulub. Jeesus, sulle minu laul. Olid enne kõike sa ja jääd püsima, kui kõik kord otsa saab. Jeesus, Jeesus, sa oled kõrge, valitsed nii taevas kui maa. Pole keegi sinu moodi, oled kõik mu jaoks, sind armastab, mu päästja sa. Jeesus, sulle kuulub. Jeesus, sulle kuulub minu laul. Olid enne kõike sa ja jääd püsima, kui kõik kord otsa saab. Jeesus, Jeesus, sulle kuulub. Jeesus, sulle Tere hommikust, kogudus! Hakkan kohe sõna lugema psalmist 146, salmid 7-10. Kes mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse, kes annab leiba näljastele, issand päästab lahti, kes on kinni seotud, issand avab pimedate silmad, issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Issand armastab õigeid, issand kaitseb võõraid. Ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi, kuid õelate teed ta saadab nurja. Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, põlvest põlve, halleluuja. Püha looja, me palvetame su poole. Anna armu,
aamen. Me võime istuda. Jaan on täna mitmes teenimisametis ja ta näitab sõnu ja teeb ülekannet ja loeb pühakirja, siis näete, et meil on mitme talandi inimesi ka väga palju. Mitmed on küsinud minu hääle kohta, ma ütlen, et ma olen katsetatud, testitud ja ohutu. Ainult ma ei saa täna ülistuses kaasa laulda, aga mu süda hõiskab. Järgmisena laulamegi koos Timoga Ma kiidan lauluga, aga enne ma küsin, kas täna pühapäevakooli lapsi ka on? On. No nii, siis on teie kord selle laulu ajal, kui me kiidame lauluga Jeesus, te lähete pühapäevakooli ja pühapäevakooli õpetaja ootab teid traditsiooniliselt seal all ukse juures. Aga palun, Timo. Ja järgmise looga on küll niimoodi, et me ise peame ka kuidagi välja tulema sellisest täiskasvanelikust eestlaslikust olemusest. Ma tahan, et me lisaks oma häälele anname oma kehaga ka kaasa, sest Jumala sõna ütleb, et kogu oma olemusega kiitke Jumalat. Ja see sobiks, ma tean, väga lastele kõigile, aga lapsed siis lähevad pühapäevakooli. Meie teeb, et asendama kõiki lapsi, aga ma olen kindel, et pooled teie seast tunnevad ennast niikuinii nagu lapsed, et pole probleemi. Laul on lihtne, ma ei tea, kas te olete seda laulnud siin või ei ole. Et ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistama. Ja keegi juba teab, et siin on ilus plaksutada vahepeale. Ma kiidan lauluga Jumala nime, pam, pam. See on Jumala nime, pam, pam. See ei ole kõige lihtsam plaksutamine, aga ma arvan, et te saate hakkama, sest te olete lihtsalt nii musikaalne kogudus, ma tean seda. Proovime. Ma kiidan lauluga ja siis need plaksud seal vahel. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistama. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistama. Terve, ma kiidan. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistama. Sest sulle meeldib see, kui su rahvas su ees tõstab oma käed ja oma südame. Selle koha peal me sageli laulame ja me ei tee seda. Nii et siin me, kui sul väga keeruline see ole, siin oleme sinu ees ja me tõstame oma käed. See ei üldse paha pühapäeva hommikul 11 paiku korraks oma käsi tõsta ehk teha seda, mis me laulame. Nii et sest sulle meeldib see, kui su rahvas su ees tõstab oma käed ja oma südame ja sulle meeldib see, kui su rahvas su ees tõstab oma käed ja oma südame ja laulab halleluuja. Kuningate kuningale, halleluuja, isandate isandale, halleluuja, halleluuja, sulle, kuningate kuningas. Ma kiidan lauluga Jumala nime, ma kiidan lauluga Jumala nime, ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistama. Sest sulle meeldib see, kui su rahvas su ees tõstab oma käed ja oma südame ja sulle meeldib see, kui su rahvas su ees tõstab oma käed ja oma südame ja laulab halleluuja, kuningate kuningale, halleluuja, isandate isandale, halleluuja, halleluuja, sulle, kuningate kuningas. Ma kiidan. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime.
ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistama. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistama. Ja tänu lauluga sind ülistama. Ja tänu lauluga sind ülistama. Ma arvan, et aplausi küll teha Jumalale. Amen. Natuke vestleme. Teist on palju kuuldud ja teid on nähtud, aga ma olen kindel, et üsna mitmed täna, kes on siin, ei ole teiega ka näost näkku kohtunud. Seetõttu ma arvan, et on huvitav natuke vestelda. Mu käest küsiti, et kas Timo on päriselt ka Kaljus täna kohal või on ta ikka virtuaalselt? Otsustage ise. Sa küsid, kas Timo on päriselt ka olemas või? Liidu juht Erki Tamm ütles, et sa oled nagu mingi mütoloogiline kuju, et kuskil kuuldusi kuulda. Armsad Timo ja Moonika, meil on hea meel, et te olete kogu oma perega praktiliselt meile külla tulnud täna ja ma tahaksin küsida kõigepealt, Timo, sinu käest, et me tavaliselt mõtleme niimoodi, et kui me läheme missiooni kutsesse kuskile, siis me läheme kuskile. Aga tegelikult tähendab see meie jaoks, kes me oleme siin oma kogukonnas ja iga kogudus samamoodi kohalolekut. Kus teie siis päriselt olete? Hiiumaal Kärdlas, Torontos või ainult virtuaalmaailmas? Rääkige natuke, kuidas teie elu täna välja näeb või viimase aasta jooksul on välja näinud ja mida siis inimlikult vaadates võiks tulevikus välja näha? See on nii keeruline küsimus, sest ega meil ei ole päris täpselt vastust, sest me oleme kõike seda, mis sa ütlesid, me oleme oma füüsilise kehaga, me olime aasta aega Torontos koha peal, Toronto Eesti Baptisti koguduse pastoritena ja seal me mõissime, me läksime sinna aastaks, aga me olime nagu avatud kõigele Jumalale, kuhu sa meid edasi juhatad ja mida sa edasi oled tegemas ja seal olles me mõissime, et me päris Torontosse elama jääda, et see pole meie osa, kuigi kõik oli väga tore. Ja nii me kogudusega kokku leppisime selleks aastaks vähemalt sellise plaani, et me oleme nõus jätkama, aga elades Eestis. Ja kuna me seal olles niikuinii olime valdavalt virtuaalsed, sest need koroonatingimused olid seal lihtsalt sellised, siis ütleme, väga suurt erinevust võrreldes eelmise aastaga täna koha peal Eestis olles ei ole koguduse jaoks. Muidugi need vähesedki kontaktid, me igatseme neid ja kogudus igatseb neid, aga nii me siis mõtlesime sellise mudeli, eks see paistab, kas see oli väga halb valik või hea valik, aga kus me käime paar korda aastas 3-4 nädalaks Torontos, aga muul ajal toodame siis virtuaalselt jumalateenistusi, nii et nemad salvestavad selle asju, meie salvestame Eestis asju ja siis mina panen kokku siin ja siis seda saab näha virtuaalselt. Et me oleme kehaga Eestis, südamega väga palju just vaimuliku töö kontekstist Torontos, et sinna läheb päris palju ressurssi ajalist. Tahaksingi küsida järgmisena, et mitu töötundi sul läheb ühe virtuaalteenistuse ettevalmistamiseks, sealhulgas jutlus, salvestused ja selle kokku montaaž? Ma pole seda niimoodi kokku löönud, kindlasti oskaks palju objektiivsem hinnang anda, Moonika, sest minu omadus on see, et kui ma midagi teen, siis ma võin sinna lihtsalt ära kaduda. Et kui me Torontost räägime, siis tahad sa kirjeldada oma rasket elu? Ma ei hakka. Ei hakka. Et Torontos oli reaalne, et ma istusin arvuti taga 6 päeva nädalas 10-12 tundi. Üks päev oli sellest, kui me käisime kirikus salvestamas. Ülejäänud aeg oli see, kui ma arvuti taga panin kokku teenistusi. Ütleme, siin on natukene vähem seda aega, lihtsalt sellepärast, et ma olen ka natukene gümnaasiumis muusikaõpetaja, olen gümnaasiumi muusikatunnid ja mitmed asjad on meil ette salvestatud juba Torontos olles ja selle võrra läheb siin aega, aga see on
täis töö, et julgelt. Armas kogudus, ma usun, te saate nüüd hinnata neid mehi, kes seal tagapuldis istuvad. Nemad teevad küll live ülekannet, aga siiski me ei näe neid ennast, aga me näeme pilti ja me kuuleme heli, milline pingutus see on. Nii et aitäh teile meie koguduses ka, kes seda tööd teevad. Mõned teist on võib-olla vaadanud möödunud aasta jõulukoori, ülestõusmispühade koori virtuaalteenistuselt. Räägi, mis imenipiga sa suudad, Timo, panna laulma inimesed praktiliselt üle maakera. Kas Eestis sul oli seal lauljad? Ma praegu ei ole kindel, aga vähemalt nii Kanada läänekaldalt kui idakaldalt 4000 kilomeetrit vahet. Kuidas sa need kokku paned laulma, et nad kodus laulavad oma partii sisse ja sina miksid selle kokku? No ma pidin küll mõnelegi kurbust valmistama sellega, et kui mõned mõtlesid, kas sa tõesti teete seda laivis, kas koorilaul elab veel sellisel moel, et saab virtuaalselt seda teha. Tõenäoliselt seda ei saa ikka teha. Et need mingisugused ajanihked, mis seal tekivad, aga lihtsalt väga praktiliselt rääkides, kuidas see käib. Mina valmistan ette fonogrammi. Tegelikult ma laulan ka kõik kooripartiid sisse sopranist kuni bassini ja sopranitel on hästi naljakas muidugi, kui nad kuulevad seda. Ja selleks, et neil oleks kergem õppida ja noodid ja siis riputame Drive'i üles ja saadame info koguduse liikmetele, kogudusega seotud inimestele, et kas te soovite osaleda virtuaalkooris ja siis on mingi kuupäev ja selleks kuupäevaks tulevad salvestatud kodus telefonidega salvestatud laulud mulle tagasi ja siis hakkab minu rõõm, kus ma hakkan neid kõike pilti ja audiot, kõike sünkrooni panema, et see on siuke päris tore tegemine. Ja võib-olla natuke oluline moment on võib-olla ka see, et selleks, et heliliselt oleks hea kuulata, siis seal on ka üks seltskond salvestanud kirikus päris salvestusega, ehk siis mitte telefoni salvestusega, vaid ikka arvutiga salvestatud. Et see annab sellise selge tooni sellele. Sinna saab siis telefonidega salvestatud asju lisada, et see jääb kokku väga hea kõlama ikka. Ma arvan, et ma ei tee kellegile liiga, kui ma ütlen, et Timo, sa oled Eesti soost kõige tuntum virtuaalpastor üldse kõige suurema mõjuga üle maailma. Jumalal on oma hinnangud ja kriteeriumid, aga inimliku mõõdupuuga võttes, sest see töö, mida te teete koos oma perega, see on lihtsalt muljet avaldav ja Jumal väga õnnistagu teid. Ma olen mõelnud sellele, kui sa rääkisid kunagi meediamissionist, siis ma ei saanud sellest aru, mida see tähendab. See võis olla ka 20 aastat tagasi. Ja nüüd ma tean, et Jumal valmistab meid ette oma teenistusse tulekuks aastaid. Kas see ei ole see, kuidas Jumal on teid ette valmistanud? Ja ma küsin, Moonika, sinu käest, kuidas Timo kutsumusest minna just Torontosse sai sinu kutsumus ja sai teie perekonna kutsumus? Te pidite loobuma millestki, oma selle harjumuspärase elu, oma töökoha, oma turvatunde. Ma midagi aiman, sest me oleme Veljaga selle läbi käinud. Räägi, mida te tundsite, kuidas te jõudsite selle selguseni? See on huvitav, et ilmselt teil on igal ühel see oma kogemus, et kui Jumal teid kuhugi asetab, kui Jumal kutsub, siis meil on ju alati võimalik sellele kutsele vastata või siis öelda, et ja Jumal jätab selle valiku ja meil oli ju ka see võimalus. Aga kuidagi sai väga selgeks, et Jumala matemaatika, seda me oleme õppinud, Jumala matemaatika ei ole sama matemaatika, mida meil inimestena sageli. Ja nii nagu ta on valmistanud missiooni tööks ette, nagu sa ütled, eks ole, et see meediamisjon on ju võib-olla juba aastaid, Jumal on lasknud harjutada selle töö jaoks, siis Jumal on oma usaldamist ka õpetanud. Et see ei tule ka niimoodi, et me hetkega võib-olla alati selle usaldamise kohe ära õpime, vaid ta annab meile seda harjutamise aega. Ja ta annab, kui me julgeme astuda sammu, et me usaldame, siis ta annab meile suuremaid samme võib-olla. Et kas sa nüüd oled valmis pikema sammu astuma selle usaldamise teel. Ja nii see on jah tõepoolest, et Jumal selle kutse esitas ja
ja ega meil muud ei jäänud üle kui usaldada ja minna. Kui lihtsalt praktiliselt rääkida, kui sa küsid, kuidas see käis, siis oligi, et kui see kutse tuli, siis me natukene nagu heatahtlikult naersime selle üle, meie Torontosse. Et ma pole umbes, piltlikult öeldes, ma pole Hiiumaaltki väljas käinud eriti. ja mul ei meeldigi tegelikult, ma tahan kodus olla. Aga siis me hakkasime vaatama järjest sammhaaval. Tegelikult ma arvasin, kui Moonika ütleb kohe, et ei, see ei ole võimalik, eks me koos mõtlesime, et see ei ole võimalik. Siis hakkasime koos mõtlema, et vaatame punkthaaval siis, kas see on võimalik. Võib-olla ongi. Vaatame selle. Täitsa mõelda. Ja niimoodi käisime läbi ja lõpuks jah, see oli ikka väga selgelt. Ja sellistes sammudes ei saagi teistmoodi, peab väga ühine selline tunnetus olema, et me koos võtame selle otsuse ja vastutuse ja et me teeme seda. Timo, mida sa ütleksid meie kogudusele, kui keegi otsib oma võimalust või teenimiskohta koguduses või ta ei ole kunagi mõelnudki selle peale, et me ei taha olla keegi koguduses kui tarbijad või arvamuse avaldajad, et me oleme Kristuse ihusse kutsutud kõik koos teenima. Kuidas leida ära see, et see on minu tee ja minu ülesanne? Sa oled olnud pastor aastaid, sa oled rajanud koguduse, ma arvan, sul on kogemusi. On kogemus ja kui sa lubad, siis ma keeraks selle küsimuse natukene teistpidi või vastaksin natukene teistpidi alustuseks. Ma arvan, et umbes nii palju, kui on inimesi, kes esitavad selle küsimuse, et kuidas ma saaksin teenida, on tegelikult neid inimesi, kes tunnevad süüdi, et nad ei teeni ja nad ei taha tegelikult teenida, või nad ei jaksa või nad tahaksid lihtsalt olla, aga nad tunnevad survet võib-olla mingisuguse kultuuri pärast, sest see on loomulik ja see sama, mis sa ütled, et see on loomulik, et koguduses me teenime kaasa. Aga ma usun, et koguduses on nii palju erinevaid inimesi ja me oleme nii erinevates kohtades, et siin peab olema ruumi nii nendele, kes tahavad lihtsalt olla, sest nad ei jaksa midagi rohkem. Ja ka ruumi nüüd nendele, kes tahaksid teenida, kes on selle koha peal, et tõesti, ma tahan, aga ma ei tea. Ja mina olen kuidagi märganud seda, et me koguduses mõtleme võib-olla liiga kitsalt, mida tähendab teenida ka koguduses. Ja mina mõtlen teks ülistuse koha pealt. Me oleme nii ülistuses muusikakesksed. Ma tean, et siin on kujutavat kunsti ja kõike ja see, mina näen seda kõike ülistusena. Olgu see siis maalimine ja see minu meelest me võiksimegi nagu püüda võimalikult laialt mõtelda. Ja teine asi ka, kui mõtleme, et mida koguduses kaasa teenimine tähendab, siis mina usun, et see, kui sa oled kristlane ja sa teed oma seda, mis on sinu amet näiteks, või oled ka koduperenaine, või kui sa teed seda hoiakuga, et ma teen seda kui otse kui issandale, siis see on sinu elu teenimine, mis ei välista seda loomulikult, et sa oma inni ja mis sul on, sa tood ka kogudusse, aga minu meelest me natuke liiga kitsalt vaatame seda koguduses kaasa teenimise nagu punkti. Et mina vaataks seda laiemalt. Ja kui sul on see, et sa tahad konkreetselt koguduse teenistuses või väga praktiliselt koguduse elus kaasa teenida, kui sa mitte midagi muud ei oska, hakka väljendama oma armastust inimestele. Kui sa mitte midagi ei oska, sul ei ole aimugi, sa tahad teenida, aga sa ei oska muud moodi, lihtsalt hooli inimestest, märka inimesi, armasta inimesi. Ja mina usun, et kui see südame hoiak on sellisena sinul, siis sealt edasi on, võib-olla Jumal näitab ka mingisugused väga praktilisi asju, mida sa saad teha, kuskile käe külge panna. Timo, mul on tunne, nagu ma oleksin Gamalieli jalge ees õppimas midagi väga olulist oma eluks. Ja siit ka viimane küsimus. Nimetage mõned asjad, mis teile tulevad meelde, mida meie Eestis võiksime õppida Kanada kogudustelt. Kõigepealt Timo, sina ja siis Moonika. Me oleme kokku puutunud ainult ühe kogudusega, väga põgusalt ka Luteri kogudusega Torontos, aga teenistusel isegi ei ole seal viibunud. Ja ma saan siis ainult Toronto koguduse põhjal ütelda. Ma arvan, et seda nii üldistavalt ei saaks üldse öelda, et mida meil Kanada kogudustelt oleks õppida või mida meil erinevatelt kogudustelt oleks õppida. Ma saan öelda, mida mina õppisin. Mina
olen oma olemuselt niisugune paras boheemlane. Jällegi asi, millest te võiksite, kui te lähemalt tahate teada saada, võite Monikaga pikalt rääkida. Ma olen väga halb organiseerija, sageli ka oma päeva organiseerida, ikka niisugune hästi spontaanne. Ma olen väga palju paremaks sellest saanud, sest Monika ma lihtsalt õpetanud 26 aasta jooksul, sest tema on suhteliselt süsteemne inimene. Aga see, mis ma Torontos õppisin, oli see, et Torontos me pidime olema süsteemsed. Me pidime raami paika panema, täna me teame, mis sünnib teenistusel märtsikuus, umbes niimoodi. Lihtsalt selleks, et me peame väga palju ette mõtlema. Ja see tegi minu enda elu väga palju lihtsamaks, sest olla spontaanne on ühtepidi nagu lihtne, aga teistpidi lisaärevuse tekitamine nii iseenesele ja loomulikult nendele, kes su kõrval on. Et see oli üks väga konkreetne asi, mis ma õppisin, aga see ei sõltu tõenäoliselt Kanadast või Tarmo, sina oled ka nii süstematiseeritud inimene, et seda oleks mul sinult täpselt samamoodi õppida. Ma ei tea, kas Monika, sulle jäi midagi, mida õppida? No võib-olla nemad on etniline kogudus, eks? Ja kui vaadata seda, kuivõrd nad hoiavad seda kogudust, seda väikest Eesti sellist oma kogukonda, kogudust kui sellist, kui oluline see nende jaoks on, see kooskäimine, kogu eestlus kui selline. Et see pani meid ka võib-olla vaatama hoopis värskema pilguga või väärtustama seda, mida meie ise peame loomulikuks just kui meie jaoks. Suurepärane. Ja siinkohal ma kasutan võimalust, et täna kindlasti vaatavad mitmed meid Toronto koguduses ja Vancouveris. Suur tänu teile kogudustele, kõigile teie inimestele. Et te meid Kalju koguduses olete meeles pidanud, meie eest palvetanud ja meil oli täna hommikul meie koguduse aastakoosolek, kus me mõtlesime tänuga ka teile, vaatasime neid rahanumbreid ja seda suurt armastust, mis väljendub nendes rahanumbrites. Et meie kirik on väljast ja seest nii ilus, kui see just on. Eile oli üks seltskond meie koguduse inimesi, kes panid kokku mööbli, tegid need kõrvalruumid puhtaks, kus remont just sai valmis. Suur tänu teile ka. Aga olge seal kaugel väga õnnistatud ja te ei näe meie nägusid siit saalist, meid on täna väga palju, aga olge seal kaugel väga õnnistatud ja aitäh teile, Timo ja Monika, ka, et tulite. Mõned koguduse teated ka. Jumalateenistused on meil ikka pühapäeviti kell 11. Järgmisel pühapäeval tähistame isadepäeva ja siis järgneb igaviku pühapäev ja siis on juba esimene advent ja kirikuaasta ongi läbi. Meie ajad on kõik Jumala käes. Me võime plaanida ja mõelda, aga Jumal on see, kes armu annab ja kasutame kõiki neid võimalusi, mida me saame tema armust kasutada. Etteruttavalt ütlen veel, järgmisel nädalal, 10. novembril on kolmapäeva õhtul ka 18.30 palve- ja lauluõhtu ja siis nädal hiljem neljapäeval, 18. novembril on meil õpetus neljapäev, mis tähendab seda, et meile tuleb külla Peeter Tamm, kes on kõrgema usuteadusliku seminari õppejõud ja räägib meile teemal, pidades 2 sessiooni, kas sa ka mõistad, mida sa loed. Ehk et kui me loeme piiblit, kuidas sellest tegelikult aru saada. Kuidas aru saada seda, et see kõneleb just mulle ja praegu, kui mina seda loen. Nii et see ei ole mitte akadeemiline loeng ainult, vaid see on ka midagi väga praktilist. Loodame teid siin näha ja pidage see meeles, hoidke see oma kalendrites. Samuti on meil seal täna kirjanduslaual üks värske teekäie saadaval. Kõige kiirem saab selle endale kaasa osta. Ja meil on täna ka kiriku kohvik, on raamatukogu, kus saate laenutada häid vaimulikke raamatuid ja sellega on kõik oluline praegu öeldud. Nüüd me paneme kokku meie koguduse ohvri
ja samal ajal laulame kõik ma annan Jeesusele. Mitte ainult selle, mida Jumal meile on andnud, vaid kogu oma olemuse. Kõik ma annan Jeesusele, enda talle loovuta. Armastada tahan teda, ikka talle kuuluda. Sulle täiesti, sulle täiesti. Kõik toon sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Kõik ma annan Jeesusele, võta nii kui olen ma. Sulle täiesti, sulle täiesti. Kõik toon sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Tõuseme, et tuua tänu ja eespalved oma taevas Isa ette. Issand, ma tänan sind selle eest, et sina oled ustav läbi kõikide aegade. Issand, me teame, et meie elu, kõik mis seal on, tuleb sinu käest. Issand, ma palun, et sa annaksid ennast meile kõigile tunda. Issand, igapäevaselt. Issand, mitte meie usumõõtu mööda, vaid üle selle. Issand, ükskõik mis olukordadest me läbi lähme. Issand, me lõpuks seisame usus sinu ees, tunnistades Jeesus sind oma issandaks ja paludes Jumal, et sa kannaksid meie elusid, meid endid. Issand, eks see ka, mille me oleme kokku pannud ohvrina, on tunnistus meie usaldusest sinu vastu. Issand, me oleme täna võinud ka vaadata tagasi minevikule ja issand, vaadates selle peale me julgeme edasi minna tulevikus ka kogudusena. Issand, me palun, et sa õnnistaksid nii seda ohvrit, mille me kokku pannud, kasutaksid seda, Jumal, et sinu au saaks suureks ja et inimesed saaksid kuulda sõnumit sinu armust ja saaksid abi seal, kus nad seda vajavad. Issand, tänu sulle, et meil on olnud mida kokku panna. Ja õnnista igat ühte, kes oma käe on sirutanud ja usus on pannud ohvrikarpi, teades, et ta ei jää sellest vaesemaks.
Ole ligi neile, kellel on keerulisemad ajad, Jumal, ja kes vajavad sinu ligiolu praegu ükskõik kas praktilisemates või mõnes teistes küsimustes. Issand, ja kogudusena me oleme sinu ees. Me teame, et sa kuuled oma kogudust ja siis me paneme selles usus kõik sinu ette, mis meie enda südames on, mis meie eludes toimub, Jumal, mis meie kodudes, meie peredes toimub, meie tööeludes. Issand, võta see kõik ja Issand, juhi sina, aita sina meid ja Issand, kanna seal, kus me vajame kandmist. Issand, tänu õnnistuste eest, mida sa oled lasknud tulla osaks. Olgu kogu meie elu sinu käes. Issand, tahame kogudusena tõsta ka ühe poisi täna hommikul sinu ette, Trevor Jonatani. Jumal, kui tal on avastatud Issand ajukasvaja, väga tõsine asi. Aga Jumal, me teame, et sinu käes ei ole miski võimatu. Issand, me teame, et sinul ei ole ükski haigus liiga tõsine. Issand, me palume praegu, et sa kuuleksid seda palvet, mida selle poisi pärast palutakse siin paigas ja paljudes kohtades, Issand, kuule seda palvet ja tervenda, Issand. Puuduta oma elustava ja tervendava käega teda. Ja Issand, palun, et Jeesuse nimel see kasvaja taanduks ja Jumal, sina elu, Issand, anna kingiksid elu. Issand, me usaldame tema ja kogu ta pere su kätte ja palume kogudusena, Jumal, vaatada peale ja halasta nende peale ja tervenda, Issand. Ja samamoodi, kes iganes vajab tervendamist, Jumal, inimestel ei olnud vaja midagi teha, kui hüüda su poole ja sa aitasid. Me hüüame appi ja me palume, Jumal, et sa vastaksid meile oma hea nime pärast. Igale ühele, kes sinu nime praegu appi hüüab. Jää meiega, Issand, õnnista seda sõnumit, mida me kuuleme. Issand, õnnista jätkuvalt seda Jumala teenistust ja ole oma püha vaimuga, Jumal, kohal meie vastu kõnelemas. Jeesuse nimel palume seda. Amen. Palun istuge. Siinkohal tuleb nüüd välja see, mis ma mainisin enda kohta, see, et spontaansus, Jaan, anna andeks, kui sa sõnu näitad, seal oli üks teine lugu kirjas. Aga see on sissejuhatus sellele, mis mul südames on täna jagada. Me palume õnnistust ja me palume rahu, perele kaitset ja endale edu. Me väldime kannatust ja me palume armu ja küsime tihti, miks elus on karmust. Palume tervist ja head käekäiku. Me palume leevendust ja tormides vaikust. Me palume päikest, siis kui pilves on taevas. Ja palume ära, et võtaksid vaevad. Kuid kui õnnistus on peidetud vihmas ja keset tormist merd on ootamas võit, kui pisarate taga on lootus ja katsumustes peidus Jumala armastus, jah, kui õnnistus on peidetud vihmas ja keset tormist merd on ootamas võit, kui kukkumine aitas sul leida, et oled tema süles ja tema käes ongi kõik. Me palume õnnistust ja me palume rahu, kuid aita meil mõista. Aita meil mõista taas, et õnnistus on peidus, sinus vaid Jumal. Kui leian ma sind, siis olen õnnistatud ma. Jah, me teame nii hästi,
mida vajame me. Ja ongi meil valmis oma rajad ja teed, kuidas sina peaks vastama ja mida tegema peaks. Kuidas õnnistus tuua ja mis oleks mul hea, kuid kui õnnistus on peidetud vihmas ja keset tormist merd on ootamas võit ja kui pisarate taga on lootus ja katsumustes peidus Jumala armastus, kui õnnistus on peidetud vihmas ja keset tormist merd on ootamas võit, kui kukkumine aitas sul leida, et oled temas üles ja tema käes ongi, kui õnnistus on peidetud vihmas. Keset tormist merd on ootamas võit, kui pisarate taga on lootus ja katsumustes peidus on Jumala armastus ja kui õnnistus on peidetud vihmas. Keset tormist merd ootab mind võit, kui kukkumine aitas mul leida, et olen temas üles ja tema käes ongi kõik. Need on need tegelikud küsimused, mis me sageli oma elus küsime, sest me kõik tahame olla õnnistatud, me tahame, et meil kõik läheb hästi ja meil on oma ettekujutus sellest, mida see tähendab. Meil on mingisugune oma plaan. Ja elu õppetund on see, et asjad ei lähe reeglina nii, nagu meie mõtleme. Ja siis minu meelest see elu võti ongi nüüd see, et meil on valik, mitte kellelgi meil ei lähe tõenäoliselt elu niimoodi, nagu me ette kujutame, mitte kellelgi. Ja meil on valik, kas me usaldame selles elus kedagi, kes meid armastab, kelle käes on kõik ja kes lubab neid käände meie ellu tulla. Ja nii raske, kui see ka pole, nendes kohtades, et Jumal, ma ei saa aru, aga ma tean, et sa mind armastad. Ma ei saa aru, aga ma tahan usaldada, nii nagu üks mees Piiblis ütles, ma usun, aita mul uskuda. Ma tahan usaldada seda, et see sinu parim tuleb esile ühel või teisel moel, isegi kui ma sellest kõigest aru ei saa. Vahel on õnnistus peidetud vihmas, kuigi talumehe jaoks on see loomulik, aga suvitaja jaoks võib-olla mitte. Tervitusi teile siis Eesti Toronto Baptisti kogudusest ja võin tuua ka tervitusi Hiiumaa kristlikust missiooni kogudusest, kus ma eelmisel nädalal kaasa teenisin ja kus ma täitsa nimekirjas olen jätkuvalt. Et teeme seda korralikult baptistlikul moel, käe tõstmisega. Ja ma alustuseks räägiks mõned asjad Tarmo kohta. See on viimane, mis ta tahab praegu, aga jah, aga elus tuleb nende asjadega ka kokku puutuda. Nagu olete tähele pannud, meil on ühine perekonnanimi ja me oleme sugulased, sest kõik liged on omavahel sugulased, on kõik ühest külast sealt kuskilt alguse saanud. Kuigi ma avastasin küll, üks mustanahaline lige Ameerikas ei ole meie sugulane. Ma pikalt juurdlesin selle üle, aga sain teada, et ta ei ole. Ja ta hääldatakse see lige ka natukene teistmoodi. Aga Tarmo on olnud minu lapsepõlvest omamoodi iidol, sellepärast, et ta mängis trumme noorte ansamblis. Temaga 2 põlvkonda siis eespool kristlikest noortest Hiiumaal ja meie vaatasime, vau. Üsna sageli käisin mina ja minu õde Tarmot ja tema õde Marjet kiusamas, ega me ei küsin. Ma ei tea, tollel ajal kuidagi teistmoodi, me lihtsalt läksime külla. Meil oli täitsa suvaline, mis nemad tegid või mis nemad plaanisid või me läksime lihtsalt külla nendele. Niisama hängisime seal. Aga Tarmol oli üks väga paha komme.
ta on nüüd saanud täiuslikuks juba, aga sellel ajal oli tal mitmeid konarusi ja üks nendest oli see, et ta armastas panna endast noorematele nimesid, hüüdnimesid. Ja minule ta pani nimeks Japok. Ja sellel oli oma põhjus, minu vanaisa oli Jakob ja ma ei osanud teda ütelda, mina ütlesin Japok tema kohta ja siis Tarmo hakkas mind Japokiks hüüdma. Ja muidugi veel sellisem fantaasiarikkam nimi oli minu õel, see oli Ali Baba ja 40 röövlit, ma ei tea, miks see oli. Nii et temal on selline and, võib-olla ta saab koguduse kontekstis kuidagi seda rakendada, ma ei oska öelda, aga nüüd on... Okay. väga hea. Et nüüd on vanad võlad on tasutud ja lähme rõõmsasti edasi. Mul on hea olla teie keskel. Tegelikult, Tarmo, siiralt ja ausalt rääkides, Tarmo, see, kes oled sina ja see, mida sa oled ka Kalju koguduse kontekstis tegemas ja see, mida väljendab see ruum, nii kummaline see ruum, see kogu see kujundus minu jaoks, kogu see õhkkond, see on minu jaoks, ma ei oska isegi see sõna anda, mis moodi, aga ta on üheks eeskujuks minu jaoks. Võib-olla see sama kord, mida minus on võib-olla, mis vajab minus arenemist, see kord. Ja kuidagi moodi hingamine üle selle. See on see, mida kui ma vaatan kas YouTube'ist teenistusi või kui ma mõtlen Tarmo sinu peale, kui ma mõtlen Kalju koguduse peale. Ja ma usun, et Jumal tahab ütelda, et te olete rikkad Jumalas. Vahel on meil, muutub see nii iseenesest mõistetavaks, et me ei oska seda näha. Ma pealkirjastasin tänase jutluse, kuidas valmistuda uputuseks. Ja ma kohe tulen selle pealkirja juurde tagasi, aga ma loen 2. kuningate raamatust 3. peatükist. Ja alustuseks salmid 16-18, 2. kuningate 3, 16-18. Ma usun mitmetele tuttav lugu. Ja see on tekst keset lugu. Ja ta ütles, nõnda ütleb Issand, tehke siia orgu auk augu kõrvale, sest Issand ütleb, te ei saa näha tuult ega vihma. Kuid see org tuleb vett täis ja te saate juua, teie ja teie karjad ja veoloomad. Amen. Ma loen sellest loost veel hiljem, aga ma praegu, see on selline alus kirjakoht. Kui ma hakkasin tänaseks sõnumiks valmistuma, siis ma just selle pealkirja sain, kuidas valmistuda uputuseks. Ja kui sa kuuled seda pealkirja, siis esimene asi, mis teile seostub, kuidas valmistuda halbadeks aegadeks. Mis oleks küllaltki loogiline, mis oleks küllaltki mõnes mõttes ka lihtne jutlustada sellest, kuidas valmistuda halbadeks aegadeks. Tuleks meelde Noa, veeuputus. Kui me mõtleme, siis siin maailmas ei tundu midagi väga paremaks minema, ökoloogiliselt ei ole midagi väga ilusat oodata, majanduslikult ripub meie kohal kogu aeg kuskil niisugune tunne, et mingisugune kirves. Inimeste vahelistes suhetes on lõhestumist rohkem kui tõenäoliselt iialgi varem. Vaimulikult ka meid kummitab kuskil see kirjakoht piiblist, mida meil aeg-ajalt tuletame meelde, mõeldes selle peale, mõeldes koguduste peale, kui alati kõige paremini läheb, mõeldes ühiskonna peale, et Jeesus ütles, kui ta tagasi tuleb, ta küsis niimoodi, et kas ma leian siis üldse usku. See on ka kuskil meil siin. Tõenäoliselt läheb halvasti. Tõenäoliselt läheb halvemaks. Ja see tunduks nagu selline mõistlik teema püstitus tänases ajas, kuidas valmistuda halbadeks aegadeks. Just Monikaga ühel õhtul voodis arutades või ma jagasin natuke südant, mul on hea, mul on oma hingehoidja. Et Monika on hingehoidja ja siis on talle hea jagada. Muidugi vahel ajab närvi see näiteks
okei. Alati ei ole see kõige parem, kui oma naine on hingehoidja, ütleme niimoodi. Aga ma olen tegelikult väga õnnistatud selle läbi. Ja see oli jälle, enamasti on see, et kui need mingid vestlused tekivad, siis ma pole üldse taga nõus. Ja siis aja jooksul Moonika kuuleb jälle jutluses, ma räägin neid mõtteid, mis tema mulle rääkis tegelikult. Aga me arutasime ja ma avastasin endas sellise mõttemustri. Mina olen selline inimene, et ma olen väga õnnistatud inimene. Mul on kõik olemas. Mul on imeline perekond, mul on oma kodu. Liisinguauto, aga number on vähemalt 777. Mida veel tahta elult. Et nagu kõik on olemas, aga minu sees kusagil on üks mõtteviis. Tänu Jumalale, et mul on kõik hästi, aga tõenäoliselt läheb halvemaks. Tõenäoliselt midagi juhtub, tõenäoliselt seda varsti ei ole. Ja kui ma vahel neid mõtlen, siis Moonika ajab see harja punaseks, et miks sa kogu aeg niimoodi mõtled, aga kuskil on niimoodi, sest kõik on ju muutumises. Sa tead, seda on lihtne öelda, kõik on muutumises. Kui sul on täna halvasti, siis sa tead, et ühel hetkel läheb paremaks. Ja kui sul on täna hästi, ole mureta. Kõik on muutumises. See pidi optimisti ja pessimisti vahe olema, või see pessimist ütleb, et kõik on nii halvasti, et midagi halvemaks minna ei saa, siis optimist ütleb, ikka saab, ära muretse. Nii et kui ma plaanisin sellist ühte korralikku julgustavat apokalüptilist hävingujutlust teile pidada üleujutusest ja kõigest, siis midagi peatas mind. Ja ma ei saanud nende mõtetega edasi minna. Ja ta juhatas hoopis mu mõtted õnnistusele. Kui õnnistus on peidetud vihmas. Kuidas valmistuda või kuidas vastu võtta või ka kuidas märgata õnnistusi enda elus. Kuidas valmistuda Jumala armu soosingu uputuseks. Ma ei tea, kas ma olen imelik inimene, aga ma ei ole harjunud alati niimoodi mõtlema. Võib-olla on keegi veel minu moodi. Ma annan aru, et mõlemad teemad, nii selle hävingu jutlustamiseks kui õnnistuse jutlustamiseks, annaks pidada üks emotsioonidest tulvil inspiratsioonikõne, millega te pole suurt mitte midagi peale hakata, mis natuke kõditaks teie kõrvu, aga siit välja astudes oleks kõik endine. Aga ma usun, armas Kalju kogudus ja armsad vaatajad, kes te vaatate erinevate kanalite pidi. Ma usun, et see, mida Jumal tahab täna teha siin, sinu sees ja minu sees, ta tahab aidata meil märgata Jumala õnnistusi, seda, mis meil täna on, ja seda, mida tema tahab tuua meie ellu. Ma kuulasin ja soovitan teilgi, kes pole seda teinud, kuulasin vend Joosep Tammo ühte YouTube'i blogi postitust. Endast targemaid inimesi on alati väga tark kuulata. Ja tal on need lühikesed, kaasajale inimesele sobivad, sellised 10-minutised vaimulikud mõtisklused. Ja ta mainis ühes nendest, tsiteeris filosoof Søren Kierkegaardi. Ja mulle nii meeldis see mõte. Ja see oli, et usk on võimalikkuse kirg. Usk on võimalikkuse kirg. Kogu see maailm muudab sind kirglikuks selles osas, mida sa ei saa, mida sul ei ole, mis läheb tõenäoliselt untsu, ja me näeme ja me kogeme enda elust, me võime selles osas väga kirglikuks muutuda. Ja kui me keskendume Jumalale, kui me keskendume Jumala sõnale, kui me keskendume, kes tema on ja kelleks ta meid loonud on, siis selles kontekstis usk on võimalikkuse kirg. Just oli see eile või täna jäi kõrvu see, kui jüngrid tundsid muret selle üle, et Jeesus, nüüd on kõik asjad nii segased. Me ei tea, mis meist saab, see oli pärast ülestõusmist, kui ma õigesti mäletan, jah. Ja ütles, et kas me tahaks teada neid aegu ja tunde, kas nüüd
Ehk siis see on inimlik, me tahame teada, mida meile toob homne, mis saab Kalju kogudusest, ma ei tea, aasta pärast, kuidas meil ehitusega läheb, mis kuupäeval täpselt me kõik need asjad valmis saame, mis me planeerinud oleme. See on loomulik ja meie osa on teha plaane. Aga suures plaanis ka, me tahaks kõike teada. Me tahaks oma isikliku elu kohta kõike teada, sellepärast tegelikult see ei näita midagi rohkem, et me tahame ise kontrollida oma elu. Aga mida Jeesus ütles, oli väga tähendusrikas. Teile ei ole vaja teada aega ja tunde, vaid mina annan teile väe. Teile ei ole vaja teada aega ja tunde, ma annan teile väe. See tähendab, et meie ei kontrolli sündmusi, mis meie ellu tulevad. Meie ei kontrolli torme, meie ei kontrolli kõrbe, meie ei kontrolli üleujutusi, me ei kontrolli neid, need enamasti ei sõltu meist. Aga meie valik on see, kas me märkame enda elus seda, et Jumal on andnud meile väe, olla tema tunnistaja nendes olukordades, kus tema laseb meil läbi minna. Minu viimase aja kandvaks mõtteks, mida ma mitmes jutluses olen ühte või teistpidi niimoodi puudutanud, see on Jeesuse 5000 mehe söötmine ja see küsimus, mis Jeesus küsis, et mis sul on? Mis teil on? Mis teil on? Sest me võime küsida igasuguseid küsimusi, me võime küsida, mida meil ei ole, me võime küsida, mis võib kunagi tulla, me võime küsida, mis meilt tõenäoliselt ära võetakse, igasuguseid küsimusi, aga see, mida Jeesus küsis, on see, mis sul on praegu. Ja sa saad enda analüüsi teha see, et mis sul on. Selline asi, kus SWOT-analüüs on, ma ei tea, kas Kalju kogudus on teinud SWOT-analüüsi, ehk analüüsida enda võimalusi ja ohtusi, oma tugevusi ja nõrkusi. See oleks päris põnev, kui iga Kalju koguduse liige vastaks nendele küsimuste. 5 Kalju koguduse tugevust, 5 Kalju koguduse nõrkust, 5 võimalust ja 5 ohtu. Ja see oleks väga hea sisend juhatusele või pastorile, kuidas siis kogudus näeb koguduse käekäiku. Aga see on nagu, see mis sul on, see on nagu leitmotiiv minu jaoks, minu elus. Muusikas kasutatakse sellist väljendit. Richard Wagneri ooperites olid leitmotiivid, üks motiiv, mis läheb erinevatest, kas ooperitest või ooperi sees erinevatest osadest läheb läbi, siis minul on ka see küsimus, mis sul on. See on tõenäoliselt minu jaoks vajalik, seepärast, et ma pigem võib-olla küsin rohkem oma elus, mis võib juhtuda. Aga mis sul on? Nõnda ütleb issand, tehke siis auk augu kõrvale, sest issand ütleb nõnda, te ei saa näha tuult ega vihma, kuid see org tuleb vett täis ja te saate juua teie ja teie karjad ja veoloomad, teise kuningate 3, 16, 18, mis ma lugesin. See on tekst ühest loost, kus Iisraeli kuningas, Juuda kuningas ja eedomlaste kuningas olid 3 minemas külla moabiitidele. Need rahvused seal ei ütle suurt midagi, aga ma ütlen, 3 kuningat on oma väed ühendanud, nad lähevad külla moabiitidele ja mitte selleks, et neile head sõnumit viia, vaid kuna moabiitidel oli toimunud valitsuse vahetus, siis see uus valitsus ei tahtnud enam maksta makse, mida nad oleksid pidanud maksma. Ja seega küllaltki jõulise sõnumiga olid nad teel sinna. Ja kui nad olid teel, siis nad läksid läbi Eedomi kõrbe ja kui nad olid 7 päeva käinud, siis oli otsas vesi inimestele, karjale ja see on päris karm koht. Kui sul on mitte ainult sina, vaid sul on vastutada sinu perekond, sul on vastutada võib-olla kogudus, võib-olla sinu kollektiiv, suuremas plaanis mingi kogukond ja sa oled urraaga kuhugi läinud ja nüüd on sul otsas vesi. Ja kui sul ei ole vett, siis sa tead, et see väga kaua vastu ei pea. Ja kui nad olid jõudnud sinna karmi reaalsusesse, siis Iisraeli kuninga sõnum oli üks õigelt eestlaslik. Ta ütles, teate, et Eestis kõige rohkem jõululool hakkab ohiga. Häda. Häda, küllap issand on kutsunud need 3 kuningat, et meid moabiitide kätte anda. Häda. Ma ei tea, kas te olete näinud, ma olen kunagi muusikaõpetajana olen ma koolis laulnud 1. septembril. Ma ei tea, kus mul see mõte pähe tuli. Panin õpilased laulma 1. septembril.
Per Bärensoni etendusest Hädaorg laulu. Oh häda, alles eelmine nädal ostsin õuna, mis mäda ja isegi ükskord, kui kasiinos mul vedas, võeti Balti jaama tunnelis mul raha käest ära. Oh häda ja viletsust, kõikjal enda ümber näen vaid kurjust ja inetust, ängi ja pimedust. Oh häda. Me muutsime sõnad ära küll lastega, kui me laulsime seda, aga umbes see häda oli ikkagi 1. september ja oh häda ja kõik. Ja kui päike tuleb korraks välja, läheb kohe ära, oh häda. Ja kõik, mis mu ümber on vaid pettus ja tigedus, oh häda ja mitte keegi ei hooli, kui ma räägin kurval toolin, kuidas ma ära kaotasin oma mobiiltelefoni. Oh häda, kui sõidan piletita trollis, siis tulevad kontrollid ja alailma läbi otsitakse mind tollis. Ja kui remonti teen, siis kukub varba peale tellis, oh häda. Lõpmata kannatuste rada on mu õnnetuste jada ja tundub, et igavesti pean taluma oma seda häda ja viletsust. Keegi mu palveid ei kuule. Kõik raha lendab tuulde, isegi süüa pole kaalus, võtan juurde. Oh häda. No see oli natuke pikem, aga Iisraeli kuningas tegelikult sisuliselt ütles seda. See tundub nagu keskmine Eesti kristlane, kes seda laulu laulab. Selles osas on tõsi, et loomulikult selles maailmas ei ole üleliia palju jumalakartust ja vaimulikku valgust ei ole ka nüüd hirmus palju, aga armsad, selle pidev korrutamine ei tooda valgust mitte grammigi juurde. Et see on see. Ja see ütlus, see on nii trafaretne ütlus, et kui näed pimedust ära, kiru pimedust, süüta küünal või süüta valgus, et see on nii. Aga see on samas nii loomulik meie sest tuleme, et kui me tegelikult oleme kriisis, kui me tegelikult oleme näljas, kui me tegelikult oleme janus, siis meil ei ole ka mõnes mõttes kuidagi, me võime praegu naerda selle Iisraeli kuninga üle, aga tegelikult tal oli väga-väga keeruline olukord. Ja võib-olla me teeksime ise täpselt samamoodi. Oh häda, sest lahendusse seisus olukorras ei näe. Juuda kuningal oli õnneks taipu natuke rohkem ja ta uuris, et kas kusagil oleks äkki kedagi, kes tunneb Jumalat. Kas keegi, kellel on ühendus taevaga ja nad leidsid sealt Eliisa. Ja kui Eliisa uuris, et mida mehed tahavad, siis Iisraeli kuningal oli selge visioon. Nüüd oli selle see Iisraeli kuningas, kes selle hädalaulu laulis. Ja mis ta ütles? Ei. Issand on kutsunud need 3 kuningat, et neid Moabi kätte. Ta räägib endast 3. vormis. Ta andnud meid tegelikult selleks, et Moabi kätte anda. See tähendab, et see hädalaul tuli teist korda esitusele. Keegi küsib ta käest seda hädalaulis teist korda selle laulu veel. Ja hästi korrutatud vale hakkab endale üsna pea tõesena tunduma. Ja kui me nüüd enda konteksti võtame, meie oleme sageli need, kes me kuulutame, märkame hommikul ülesse, me vaatame peeglisse, soeng on sassis, ei tunne hästi ära, kes me oleme seal ja me ütleme, et ma olen tõenäoliselt suhteliselt saamatu. Tõenäoliselt ma ei suuda iialgi seda teha, mida me tänase päeva väljakutsed nagu ootavad minult. Ja nii edasi. Et ma ei saa aru, mis on, kui siin oli kutsumusest, ma ei saa aru, mis on kutsumus, ma ei tea, mida ma tegema pean. Oh häda. Ma olen sellest jaganud nii mitmes kohas, aga aastaid tagasi mul oli kuidagi kõnepruuki tulnud see, et ütelda, et Hiiumaa on kuiv paik vaimulikult. See käis nagu nii loomulikuna. See oli see, kunagi oli ärkamine ja nüüd kogudused aina kuivavad ja siis ma kuskilt olin kuulnud väljend, et on selline vaimulik kuppel üle Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa, seepärast, et saatan on nii tige nende piirkondade peale, sest seal oli vaimulik ärkamine. Ja nüüd, kui meil midagi seal halvasti läheb, kui ei ole mingisugust vaimuliku töö tulemust nii nagu tahaks, siis me ütleme, üks kuppel on üle selles on üks vaimulik kuppel. Ja mingisugusel hetkel Jumala vaim peatas mind ja ütles, et lõpeta ära. Ära räägi sellist juttu, vaid räägi seda, mis on minu südames. Ja selles hetkes, kui Jumal mind sellised kõnetas, sündis laul, et taevad on lahti ja jõed on voolamas. Taevad on lahti ja jõed on voolamas. Taevad on lahti ja jõed on voolamas. Jõed voolavad me seas, see maa saab täis. Suu au ja ülistust, see maa ja rahvas. Siin kiidab ülistab midagi, sest mul ei enda laulusõnad ka meelde enam, see on minu üks omapära. Aga see sisu oli see, et see võib tunduda reaalsuse eitamisena, aga on väga suur vahe reaalsuse eitamisel või Jumala südamest asjade esimesel toomisel ja nende kuulutamisel. Me ei pea reaalsust eitama. Räägi seda, mis on Jumala südames.
reaalsus on see, armsad, et tormid tulevad ja käivad ja võib-olla on, rünnakud tulevad, turbulentsid tulevad, nad on kusagil ootamas, aga Uue Testamendi, kui sa loed, kui Jeesus nendest asjadest räägib, siis ta alati sinna ütleb, need asjad tulevad, need asjad tulevad, need asjad tulevad, aga ärge teie kartke. Ärge teie kartke. Nagu ma enne lugesin, sest mina annan teile väe. Keegi ütles, et elu on täis ootamatusi. Iial ei tea, millal midagi head võib juhtuda. Ja nii see on. Kui me oleme orienteeritud hädadele, siis me olemegi, et hukkuda ja otsa lõppeda ja siis me oleme pimestatud nägema Jumala imesid oma elus. Kui me oleme orienteeritud hädadele, oleme me pimestatud nägema Jumala imesid oma elus. Ma hüppan kiiresti edasi, mida tegi Elisa selles olukorras. Ta ütles, kõigepealt ta kutsus pillimehed. Ta kutsus Joeli klaveri taha, ütles, et Joel, ole hea, tule mängi, võidmine voolab. Ja ülistusel on see koht. Ja siis ta rääkis Jumala südamest asju. Tuletan meelde, oli 7 päeva kõrbes käidud, kõik olid janus ja nii edasi. Ja siis Elisa ütleb, tehke siia auk augu kõrvale. Ütleb, me oleme 7 päeva olnud janus, me ei jaksa tööd veel teha, me ei jaksa mingeid auke kaevata siin veel. Kaevake auk augu kõrvale. Te ei saa näha tuult ega vihma, kuid see org tuleb vett täis ja te saate juua, teie ja teie karjad ja veoloomad. Ma küsin, kui vaimustatud te olete sõnumist, kui te ütlete, et me vajame vihma? Sest see oli tõenäoliselt nende ettekujutus, me vajame vihma kõrbes, me vajame vihma. Ja Jumal ütleb, te ei saa vihma, te ei saa ka tuult. Aga see tulemus, mida te tahate juua saada, see tulemus tuleb, see maa saab täis vett. Ja see on jälle, mida teeb Jumal. Meil on oma programm Jumala jaoks. Ja me oleme üdini pettunud, kui need jälle täide ei lähe. Aga Jumal ütleb, nii kui oli Eelia, kui ta ootas Jumala kõnet, tuli torm ja maavärin ja seda ei olnud ja lõpuks tuli sahin ja sosin ja seal oli Jumal. Mitte seda, et Jumal alati sosistab, aga see mõte on see, et me ei saa Jumalale ette kirjutada, kuidas ta õnnistab kaljukogudust, kuidas ta toob esile mingisuguseid asju, vaid meie asi on oma elu anda tema kätte. Ülistuses, palves ja oma igapäevases elus ja kaevata auk augu kõrvale. Ma üsna kohe lõpetan, aga mul nii palju asju tahaks öelda. Teate, ma pean tegema ühe ülestunnistuse enda kohta. Tarmo on minu ka sellist arengut näinud. Ma olin võib-olla 20 aastat tagasi suhteliselt ülbe ja ennast täis selline, ma saan ülbe karismaatik, mitte et karismaatik ja ülbe käib kokku, aga mina lihtsalt olin seda. Ma pidasin väga paljusid halvemaks endast. Ja kui võtta maratoni jooksu, siis ma olin nagu sprinter, kes läks maratoni jooksu starti ja esimesed 100 meetrit jooksis teistest mööda, mitte avalikult, aga natuke parastades teisi. Kuidas te nii aeglaselt saate joosta? Aga võib-olla 2 kilomeetri pärast olid need, kes maratoni tempos jooksid, need, kes aitasid mind kraavist välja ja julgustasid edasi minema. Mõistate? Mina olin see, kes pidas augukaevajaid halvaks. Ja läbi aastakümnete, võib-olla läbi aastasadade on olnud neid, kes on kaevanud augu kõrvale, usaldades seda, et ühel päeval Jumal saadab, need veed tulevad, nad kuidas tulevad, aga Jumal on ütelnud, et ta teeb seda. Ja täna ma oskan hinnata augu kaevamist. Ja täna ma tahan olla ise see, kes on valmis kaevama auku. Kes tahab armastada neid inimesi, kes on minu kõrvale antud, kes tahab teenida
jõuda vastastikuses austuses ette nendest inimestest, kes on minu kõrval. See on ainuke võistlus, mis meil piiblis on. Jõudke vastastikuses austuses üksteisest ette. Auk augu kõrvale. Ja armas Kalju kogudus, te olete seda tegemas, kaevamas auk augu kõrvale. Ja teie pilk on üles, ütlete, ma usun, et te igatsete vihma, te igatsete vett, teie tunnete aeg-ajalt ennast janusena, aga Jumal on ustav ja ta jääb ustavaks. Ma ei tea, võib-olla on mingeid väga konkreetseid Jumala sõnumeid teile, mis teid on julgustamas. Aga see, mida mina tahan teile anda ja jätta kaasa, on see, et vaadake, mis teil on. Seda ei ole vähe. Ja valmistuge selleks, et Jumal tahab kasvatada, Jumal tahab õnnistada, Jumal tahab asju esile tuua, aga need reeglina ei ole selliselt, nagu teie seda mõtlete. Olge hoitud ja õnnistatud. Jumal armastab teid väga. Isa, ma tänan sind, et me ei saa palju vaadata iseenese võimekuse peale auke kaevata, sest sellest iseenesest jääb alati väheks. Aga me tahame täna siin koos sinu rahvana ka tõsta oma pilgu sinu peale. Ja ütleda, issand, me oleme võib-olla 7 päeva, võib-olla keegi tunneb, et 7 kuud, võib-olla keegi 7 aastat janus ja jõud lõpeb. Vajame sind, issand. Ja ma usun, et sina võid igale ühele, kes hüüab sinu poole, minna väga lähedale, puudutada ja võib-olla ütelda väga konkreetse asja, mida tähendab see augu kaevamine. Mida see väike asi tähendab, mida sa oled võib-olla vähe tähtsaks pidanud, aga mis on Jumala silmis oluline. Tänu sulle selle eest, et sina oled see, kes sa meid jäägitult armastad ja koos sinuga võime me alati jõuda eesmärgile. Amen. Isa, me veel jätkame palvetamist ja tänu toomist sulle. Me täname kogudusega täna selle sõnumi eest. Me täname siin Timo ja tema pere eest. Issand, õnnista väga, et see, mida nad teevad, võiks olla jätkuvalt õnnistatud. Ja aita, et see aukude kaevamine, kui see vahel on nii raske, Timo teenimises ja vahel ka meie koguduses. Me täname, et meie koguduses on olnud neid auku kaevajaid. Issand, ava sina taevaluugid omal moel ja omal ajal, Timo teenistuses ja meie koguduse tulevikus. Issand, tõesti, see on tõsi, aita, et me ei kirjutaks sulle ette, kuidas sina õnnistad. Ja me teame, et sina õnnistad. Ja kui me liigume edasi varsti leivamurdmise laua juurde ja palume, issand, et sinu osadus, sinu kannatus ja surma osadus täna ühendaks meid taas tänus kokku, siis me usume, et sa oled siin oma pühavaimu kaudu. Issand, õnnista kogudust, kui Timo ja Moonika Torontosse varsti teele asuvad, kui nad teenima lähevad jälle. Hoia ja kaitse neid. Issand, õnnista meid siin. Aga me tahame tänada veel ka, et meie koguduse remont on jõudnud järgmisse etappi. Ja kui täna Jaanus istub siin ja on väga suure osa pannud selles, siis on õnnista teda, tema tervist, tema perekonda ja koori, kus ta laulab ja kogudust, kus ta teenib. Issand, ta on tagasoidlik mees, ta ei soovi tähelepanu, aga issand, õnnista teda, kui ta seal tagareas istub. Ja üks SMS palvesoov tuli ka jumalateenistuse ajal, kus meie vend Andrei saatis palvesoovi oma armsa abikaasa Nata tervise eest. Issand, õnnista seda peret ka. Puuduta Natat praegu oma tervendava käega, anna talle julgust, tulevikku ja rahu. Seda issand palume kõike sinu nimel. Amen. Leiva murdmine on kiriklikus traditsioonis kõige sellisem lähedasem osadus Jeesusega. Ja enne kui sellest läheme, laulame ka, et olla sinu ligiolus, istuda su jalg ees. Olla sinu ligiolus,
istuda su jalge ees, ümbritsetud armastusest taevasest. Olla sinu lähedal ja kogeda su armu väge, mis tervendab ja terviklikuks taas mind teeb. Olla sinu ligiolus veel. Olla sinu ligiolus, istuda su jalge ees, ümbritsetud armastusest taevas. Olla sinu lähedal ja kogeda su armu väge, mis tervendab ja terviklikuks taas mind teeb. Seda igatsen, seda palun ma, olla sinu ees, sinu lapsena. Saada muudetud, olla täidetud sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab, sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhas, sinu armastusega, mis kõik tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhas.